Ma tahaks lihtsalt kuulata kalad edasi ei saa. Jões praegu on sellepärast, et elektrijaamal on see alustame oma 37. istungit. Hetkel puudub Kaido Kenten, ta ei ole teavitanud. Olav Kreen andis sõnumi edasi, et ta hilineb ja Helju Rästa ka hilineb natukene. Nii et hetkel on meil 3 puudujat, seda, et 18 volikogu liiget ja tänase päevakorra ettekandjad Ele Ojaga ja Marit Laast on ka meil kohal. Päevakord on ekraanil. Päevakorra kohta ettepanekuid ei ole tulnud. Teen ettepaneku siis päevakord kinnitada. Palun käega märku anda. Siin kõik volikogu liikmed on selle päevakorra kinnitamise poolt. Ja hakkame siis pihta. Päevakorra esimene punkt. Viru-Nigula valla arengukava muudatuste esimene lugemine ja annan sõna siis arendusjuhile. Teil on siis käes arengukava muutmise eelnõu, kus on siis tabel. Osa on juba ka näinud komisjonides osa ettepanekuid, et menetluse mõttes nad siiski jagunevadki sellistesse osadesse, et võtaks kiirelt siis need ettepanekud läbi, mis siiani on tulnud. Et juba menetlusprotsessi alguses olid siis rongiliiklusega seotud ettepanekud Rakvere-Kunda vahel Kunda sadamani, siis oli Kunda linna keskusala väljaarendamine, mis tuli siis augustikuu volikogu otsusest arhitektuurikonkursi kohta ja siis sademevee äravoolusüsteemide plaanimine rajamine, kuna see on vallas lahendamata ja seoses meie üldplaneeringu väljatöötamisega siis on ilmnenud ka vajadused selle ära tegemiseks. Siis lisas vallavalitsus oma ettepanekud siia eelnõusse, mis on siis Sond-Aseri raudteelõik, mis on üldplaneeringus eskiisis olemas, et oleks vaja ka arengukavasse panna, siis on, kuna Kunda keskusala väljaarendamine oli sees, siis oli ettepanek välja arendada ka Viru-Nigula aleviku keskusala ja Aseri aleviku keskusala, et praegu on meil sees Aseri aleviku keskväljak, aga siis võtaks seda keskusala natukene laiemalt. Siis tuli ametiasutusest veel ettepanek, et spordikeskuse juurdeehituse rajamiseks ja siis oli meil vallavalitsus pannud avalikustamisele selle eelnõu ja avalikustamise raames laekusid siis veel järgnevad ettepanekud, mis on ka teile saadetud, et tagada automaatsete siis elustamisvahendite kättesaadavus, et ametiasutuse eelarvekomisjoni seisukohta Allar võib kommenteerida, et oli tegelikult pooldav, et sellised asjad võiks osta, iseasi on nüüd see, et kas ta on nüüd alamtegevus või siis eelarveline küsimus ja millal siis seda eelarvesse panna. Jah, nii nagu Eve kommenteeris, nii arutasimegi, et ta nagu summaliselt vallaeelarvet arvestus ei ole niivõrd suur, aga kuna ta on loomulikult nagu vajalik asi, et spordiasutustes ja seal, et siis võiks ta kuskil arengukavas kajastada.
Siis oli järgmine ettepanek eutanaasiakeskuse arendamine, ehitamine, mis siis ametiasutuse ja eelarvekomisjoni seisukohalt ei saa hetkel arvestada, kuna eutanaasia ei ole meil legaalne, ehk siis seadustatud. Ja siis tulid veel sellised ettepanekud, mis on seotud eelarvestrateegiaga. Et meie ettepanek on neid hetkel mitte arvestada seetõttu, et kuna me ei tea veel järgmise aasta investeeringute realiseerimise võimalikkust, siis me menetleme eelarvestrateegiat natukene hiljem. Ja siis tuleb eelarvestrateegiast ka see investeeringute kava siis otse sinna arengukavasse. Et see puudutas siis seda, et välja jätta hooldekodu renoveerimine, tegelikult on see juba tehtud. Lihtsalt me ei ole arengukavast siiamaani välja võtnud veel ühtegi tegevust, mis siiamaani ellu viidud on. Ja siis oli siin need kohustused järjest, mis on ka ellu viidud, välja arvatud Kunda lasteaia energiatõususe tööd, et siis Aseri kooli rekonstrueerimine, Aseri kõrtseluse rannu kerglikustee, Kundalinna tänavalgustuse rekonstrueerimine ja hooldekodu energiatõusustööd, et tegelikult on need projektid kõik ellu viidud. Et kohustused on siis juba võtnud selleks varasemad valla- ja linnavalitsused ja hetkeks on nad siis ellu viidud. Ja siis olid siin küsimused, et need küsimustele vastame siis eelnõu avalikul arutelul, mis toimub siis 4. novembril vallavalitsuses ja siis ka küsijale kirjalikult. Ja siia eelnõusse on siis ka lisatud nüüd viited protokollidele, kust kohast need ettepanekud on siis tulnud. Ja kes siis konkreetselt on need ettepanekud juba kooskõlastanud või siis kirjutanud sinna jah, et arvestada. Et selline siis ülevaatlik. Seal on 12 punkt. Nii huvitav kirjutatud summa. Kas 1 miljon või 175 000? Mida sa mõtled? 12 punkt. See on miljon. Nii et veel ülesse. Seal on kolmas. Ülesse poole. Oot vaata. See. 1, 2, 3, 4. Siin on tuhandete jagajad kasutatud, siis kahjuks üks on jäänud ja üks on jäänud eelmisele reale. Seal on lihtsalt vahe sees, jah, sellepärast. Seda see veel. See on 1 775 512 eurot. Et see on siis tegelikult meie nende projektide oma osaluse summa, mis siis volikogu on garanteerinud läbi aegade. Jelena Holm. Evi, kas ma saan õieti aru näiteks, et minu ettepanek oli eutanaasiakeskuse arendamine ja ehitamine oli pandud ei vastus, et mitte arvestada, sest Eestis pole eutanaasia legaalne. Ma natukene hästi ruttavalt küsin nagu see sama teema tuumaenergeetika, kui ta Eestis meil ei ole legaalne, kas meil tuleb täpselt samuti nagu lihtsalt vastus, et me ei aruta seda teema ja mitte arvestame, sellepärast Eestis ei ole veel tuumaenergeetika legaalne. Aga me ei ole tuumaenergeetikat arengukavasse pannud ju. Ma üldse mõtlen, kas muidu on õige, suund on õige. Me räägime praegu arengukava eelnõus. Arengukavasse me ei saa panna selliseid punkte, mis ei ole legaalsed. Aga hoonestusõigus nagu arutada me võime niimoodi. Aga tuumaenergeetika ehitamine meie valda, kas me saame seda arutada? Sellel hetkel, kui riik näiteks eriplaneeringu, eks ole, algatab, sellisel juhul küsitakse kindlasti ka valla arvamust. Aga miks te arvate, et nagu see eutanaasia ei lähe 10 aasta pärast nagu jälle uuesti teemale? Jah, kui ta muutub legaalseks, siis paneme ta sisse. Aga see ei ole sama nagu ikkagi sama teema täpselt? Seda ei saa hetkele seisuga, ei saa seda võrrelda. Aha, no siis ei saa võrrelda. Aga järgmine kord ma palun need küsimust ikkagi enne saata ikkagi komisjonidesse ka. Täpselt samamoodi sotsiaalkomisjoni ja kõik need nagu... Need lähevadki nüüd novembris komisjoni. Sellepärast, et volikogu kinnitab selle alles novembri lõpuks. Ja need käivadki, kõik ettepanekud käivad ju läbi komisjonidele. Alates 16. novembrist kõik komisjonid arutavad need läbi. Need ettepanekud. Samamoodi on see, nagu Eve juba ütles, et 4. novembril on avalik arutelu ja läheb veel vallavalitsusele ka arvus. Jah, 5. läheb veel vallavalitsusele läbi. Kaido, palun. Ma saan aru, täna me loeme esimest korda ja kinnitamisele tuleb see arengukava järgmisel. Täpselt on siis kaugel me oleme planeeringuga, täna on meil
jah, ja eskiis on plaanis hetkel avalikustamisele panna, ametlikule avalikustamisele panna 19. november vallavalitsuse istung. Siis ta läheb ka kohe kodulehele välja ja alates detsembrist on ta siis raamatukogudes kättesaadav ja avalikud arutelud on plaanis korraldada veebruaris. Okei. Sellega seoses mul on mure, mäletan täpselt mitmes punkt see oli, aga see puudutab seda raudtee rajamist Kunda sadamani. Minus tekitab seda natukene segadus, et on välja toodud, et põhjendused see rajamine sadamani on vajalik ühelt poolt ka sellepärast, et meil on üldplaneeringus sees, teisib üldplaneering on eskiisi vormis. Ja et kas siin ei ole ristviitamise kohta lõpuks, et kui me täna kirjutame arengukavasse sisse, et rajada raudtee sadamani, siis üldplaneeringut menetledes just kui me järeldame ka, et nad juba arengukavas on, et siis me peame selle ju ka üldplaneeringusse kuidagi joonistama. Jah, ma võin selgitada, et üldplaneeringu eskiislahendused ja üldse üldplaneeringusse jääb ka see raudtee nii-öelda perspektiivse lahenduseda. Me ei broneeri üldplaneeringu raames maa-alasid. Ja täpselt sama teema on ka selle Kundalinna ümberringsõiduga, et me tegelikult hakkame ju projekteerima ja ellu viima neid asju alles siis, kui on tehtud vastavad tasuvusanalüüsid. Et see on nagu pikema perspektiivi küsimus selles mõttes. Et üldplaneeringus ka selles mõttes, see on tulnud meil töörühmade arutelud ja on tulnud ka ettevõtjatega töörühma arutelud need ettepanekud. Et siis ta oleks nii-öelda siis kooskõlas. Kuidas me saaksime näiteks täna tekitada olukorra, mina volikogu liikmena tahaksin küll kuidagi ära märkida selle, et selle raudtee rajamine Kunda sadamani tegelikult meie valla arengu koha pealt on üsna kaheldava väärtusega idee ja kohe ka põhjendan. Ei taha üldse mitte jaurata lihtsalt selle üle, et ma vaatan üldplaneeringu eskiisi, kuhu ta on siis ma eeldan, et suhteliselt nagu vaba käega tõmmatud täna, siis raudtee, tegelikult selle raudtee koridori ja raudtee ja maantee koridori ette jääb terve rida elamuid, sinna jääb looduskaitseliselt olulisi paiku, kui me mõtleme kas või selle peale, et millised kõrguste vahed on sellel koridoril, mõtleme selle peale, et ta ületab üsna sügava Kundajõe kanjoni, ta hävitab tegelikult, kui see eskiisis kujutatud kujul teoks saab, terve rea eramuid sellist siis ida poole jäävas piirkonnas, rääkimata Karulaugu metsadest, mis on Eesti mõistes täiesti unikaalsed. Et ma ei pea silmas, et iga üks nendest eraldiseisvana, kui nad oleksid üksikult seal vahepeal, vääriksid sellise suure ja olulise idee arendamisel iga hinnaga säilitamist, aga kas see on meie valla arengu koha pealt ikkagi projekt, mida me reaalselt tahame, sest kui me siin viitame alla raudtee sadamani, viitame sellele, et tulevad turistid, siis tekib kohe nagu niisugune nonsens olukord, et miks see turist peaks sõitma rongiga sadamasse. Mida ta teeb seal, vaatab tuumajaama. Või siis teine asi, et me toome välja, et me arendame ettevõtlust, tänu sellele tuleb meil piirkonda inimesi, samas sama raudteekoridor tegelikult hävitab piirkonnast päris mitmed majapidamised ja mida need inimesed siis peale hakkavad, rajavad nad rõõmsa meelega siis kuhugi mujale kodu ja need küsimusi on veel ja veel, rääkimata sellest, et sinna samma jääb, selle koridori alla jääb Hiiemägi, millega on alla neil päris palju kogemusi, kui tuulikute idee ühel hetkel tekkis. Et see tegelikult ka see täna puudutab eskiisi näol suhteliselt perspektiivitu jutt selle kaardi peal. Et aga kui me täna teeme ära selle, et me justkui vaba käega räägime mingist perspektiivist ja paneme arengukavast ja paneme üldplaneeringusse, sest tegelikult on miski, mis meie tulevasi otsuseid ja tasuvusuuringuid väga selgelt mõjutama hakkab. Ja mõtleme kas või selle peale, et kui meil oleks ka ühel hetkel suurepärane raudtee, mis tuleks Kundani välja, siis sadama teenindamine on täiesti võimalik ka nii nagu täna. Raudteetransport, viimane link on maismaatranspordiga, reisijate vedu Kunda, Rakvere, Tallinna vahet, mis iganes kujub vallavanem, kui seda on kõnelenud täpselt võimalik. Et minu ettepanek volikogu liikmed on teile selline, et kui me jõuame selle sama arengukava muudatuseni üldplaneeringute, ärme suhtu nendesse ettepanekutesse liiga kergekäeliselt.
sest me teeme pika ajaga, pika vinnaga otsuseid ja ühel hetkel me oleme täpselt sellises olukorras, kus üks või teine osapool hakkab seda kasutusuuringut taotlema, siis ta saab väga selgelt viidata, aga te olete 2020 öelnud, et see on valla arengu perspektiivi mõttes väga oluline teema. Aitäh! Toetame. Küsimust ei olnud. Milline on see küsimus siis selles mõttes, et kõikide projektidega kaasnevad ju keskkonnamõju hinnangud ja tasuvusuuringud ja kõik eeldused ja kui eeldused ei ole täidetud, siis ju pole võimalik ka projektide realiseerimine, et see on ju nagu loogiline. Kas sinu ettepanek on see välja võtta? Minu ettepanek on see välja võtta, see on üks asi. Teine asi, küsimus oli tegelikult alguses ja ma vabandan, ma jäin pikalt rääkima, aga küsimus oli see, et kuidas me täna, kui me oleme esimese lugemise juures, saame ikkagi tekitada olukorra, kus see täna volikogus tehtud ettepanek meie edasistel avalikel aruteludel selgelt välja tuleks ja selgelt arutelu alla tuleks. Need ettepanekud fikseerime protokollis ära. Ja loomulikult kõik ettepanekud, mis täna siin te teete, tuleb arutelule edastati ka. Ja kõik ettepanekud tegelikult, mis puudutavad üldplaneeringu eskiisi, ju ka fikseeritakse. Et poleks siis esitada nii-öelda ametliku väljapaneku ajale kirjalikult ja need lähevad ju kõik arutelule ja arutamisele nii-öelda. Jah, aga jällegi, mu mure on sama ristpiitamisega ka seotud. Et täna me arengukava menetledes ütleme, et see on üldplaneeringus eskiisi planeeritud, on ju see võimalik koridor. Me paneme arengukava lukku ja siis, kui meil ühel hetkel on üldplaneeringu arutelu, siis me ütleme, et aga meil on arengukavas tegelikult see juba sisse planeeritud ja jooksub ka rahulikult üldplaneeringu läbi arengukava. Arengukava ka saab alati muuta ja nii tuleb meil aastal 2022 tegelikult arengukava põhjalikum uuendamine käsile võtta, siis me likvideerime ka kõik need vanad asjad sealt, mis on juba ellu viidud ja kavandame nii-öelda uued teemad, nii et selles mõttes me ei saa öelda, et me ühe dokumendi paneme lukku ja seda enam muuta ei saa. Et selles mõttes on see muutmine, igal ajal on võimalik algatada eelnõu muutmine, tähendab selle arengukava muutmine, üldplaneeringu muutmine, mis iganes dokumente, mis meil on nii-öelda strateegilise planeerimise aluseks, saab alati muuta. Aga veel kord, viimane teema kommentaar minu, et me oleme Evega sinuga on ju arengukavadega seoses päris palju koostööd teinud varasemalt ja mulle meenub, et me oleme päris tihti olnud ka ühisel seisukohal, et meil ei ole mõtet arengukava kirjutada ka selliseks lasuks unistuste dokumendina. Et siis panna sinna ritta kõiksugu võimalikke erinevaid asju, et äkki kunagi tulevikus me saame need ära teostada. Nüüd tegelikult peaksime ikkagi jõudma ka selle poole, sõltumata sellest, et 22 tuleb uus arengukava, et me täna ikkagi sisuliselt ja reaalselt kaaluksime oma tuleviku võimalusi. See võiks olla ju ikkagi meie eesmärk, isegi kas või püüdlustes öelda, et me menetleme. Sellega ma olen täiesti nõus ja ongi aeg lõpetada nende asjade sissepanek tegelikult, et igast lahtisest uksest ei pea sisse minema ja igat raha ei pea ka taotlema. Kui meil seda otseselt vaja ei ole, meil tuleks panna paika nii-öelda prioriteedid. Prioriteedid määrab tegelikult meile rahalises mõttes eelarvestrateegia ja sinna me paneme kirja numbrid, et nii kaua, kui ei ole arengukava nii-öelda numbritesse pandud, eks ole, nii kaua ei ole ka lähiperspektiivis oodata, et me neid asju nii-öelda kohe teostama hakkame. Et see on selge, et siin tulevad ette nii rahalised piirid kui ka muud põhjused. Nii, Koit, palun. Mina kommenteerin seda teemat veel nii palju, et kui me sellised punktid arengukavast kinnitame, siis me anname kellelegi huvitatud osapoolele põhjendatud ootuse, et see asi võiks kunagi realiseeruda. Et sellest lähtuvalt võib hakata huvitatud osapool tegema mingisuguseid kulutusi, mingeid investeeringuid ja hiljem, kui me otsustame, et ei, me ikkagi ei taha seda, siis ta tuleb ja nõuab need kulud välja lihtsalt. Sellist näited on küll Eesti Vabariigis. Aitäh. Ja me kõik teeme, et Kundatrans on ka firmienergia, see on ka üks osanik. Selles mõttes me peame need lahti arutama kõik. Mul on tegelikult selle teemaga nagu selline nagu küsimus, et kui me selle raudtee täiesti arenguvast välja võtame, et siis mis teda üldse ei tule. Aga täna Kaido viitas ühele hüpoteetilise joonele, mis nagu liigub.
mina olen neid jooni 25 aasta jooksul näinud, ma arvan, 3 tükki paralleelselt ja kokku võib-olla 4, 5, 6. Et juhul, kui me leiame enda kaardi peal sellise joone, mis ei lähe nagu looduskeskkonnaga vastu, kas me siis ikkagi saaksime selle ideena arengukavasse jätta, sellepärast, et kui see raudtee tuleb, siis seal on tõesti vaja viia läbi keskkonnamõju hindamine ja selle raudtee ehitamine ei ole niisama lihtne, et seal on üle 30 meetri nagu lambust, nii et võib tõesti juhtuda, et ta tehniliselt ei ole igalt poolt ka läbi minev, aga et me nagu seda ideed kohe ära ei tapaks siin volikogus, sest sellest on 25 aastat räägitud Kundalinnas vähemalt, et nüüd ühendvallas me selle nagu lõpetame ära. Just ma vastangi, et nagu sa ütlesid, et sa oled näinud 20-30 aasta jooksul neid jooni, et aga miks me paneme selle joone siis sinna uuesti, juhul kui äkki kunagi tuleb. Me võiksimegi idee tasandil üldse küsida seda, et kas me sellise hinnaga, sellisest piirkonnast, ükskõik kus see joon tahame üldse seda raudteed, vastame sellele küsimusele ära. Miks me seda joont igaks juhuks vedime sinna? Ma pigem nagu küsiks seda, et meil on sadamas uus omanik, kellel on oma uued vaated, aga nad ei ole veel jõudnud väga pikalt nagu tegutseda. Kui ühel hetkel tuleb signaal, nad ütlevad, et see on perspektiivitu ettevõtmine, siis ei ole seda ka vaja, aga see võib olla sadama arengu jaoks nagu vaja. Kas loogilisem ei ole enne? Mõistis selle eesmärgi või selle teadmisega, et meil tekib ühel hetkel sinna raudtee ja ütlen, et kas siis täna kogukonnana ei ole meil enam võimalust või soovi kaasa rääkida selles küsimuses. Et ma ütlen, et see on nii pikk ja nii suure mõjuga ja ma ei pea siin tervet Virunikula valda sisse, vaid eelkõige Kunda piirkonda ja siis seda vana Virunikula valla kundapoolset osa, et see jälg harjumuspärase elukeskkonnale rääkida looduskeskkonnast on tegelikult ma arvan, et me ei ole valmis. Ta räägib praegu õiget. Ma ei arva, et Kunda saam osteti sellepärast, et kuskil oli mingisugune joon. Räägime ühe kaupa muidu. Nii, siin muidugi ma Kaidole natukene oponeerin, et siin sõnastus on pikemas perspektiivis võimalik, et see ei anna mingit signaali sellest, et me keegi võiks sellest nüüd kindlasti kinni hakata ja pärast midagi nõuda. Nagu juba öeldud, et keskkonnamõjude hindamine ja kõik need tuleb igal juhul ära teha, enne kui üldse millegi ehitamiseks läheb ja sealt ju võib selgudagi, missugused võimalused üldse on. Kohaliku inimese kaardi peale vaadates, ja miks me üldse nii vähe arutame need nii olulised küsimus, miks nad ei käi enne nagu kõikides komisjonides läbi? Kõigis komisjonidest läbi käi. Aga kus arutad? Viimasel ajal te protokollite niimoodi, arutelu toimus. Mis argumendid, kuidas ole? Ma ütlesin, et 16. novembrist lähevad kõik need ettepanekud komisjonidesse arutelule. Seal võib nii lühidalt või pikemalt neid arutada. Nii, ja mis seda vaidlusalust küsimus puudutab, siis tegelikult see käis kõikidest komisjonidest läbi. Jah, see käis. See oli esimese 4 ettepaneku hulgas, mis juba septembris. Aga kui sa loed nagu see, kuidas lahti kirjutatud, ongi lihtsalt arutelu toimus ja kõik. Mida seal arutati? Aga me ei tee stenogrammi, ei peabki tegema olulise tähtsusega küsimus, peabki stenografeerima. Nii, Kaide palun. Selles mõttes detailidesse minev, ta käis komisjonides läbi ja volikogu liikmed tegelikult, ma arvan, et on võimelised ka seda mõistma ja selle põhjal oma arutelu jätkama, aga lõppkokkuvõttes ikkagi selle arengukava muudatuse kinnitab volikogu ja võtab arvesse ka volikogudest või nendest komisjonidest tulnud seisukohti, mis on täiesti normaalne, loogiline. Siis tulen tagasi selle alguse juurde ja lihtsalt panen kõigile südamele, et taolistesse ettepanekutesse ei peaks suhtuma liiga kergekäeliselt, et saaksid tõmmatud mingisugused jooned, lihtsalt, et äkki kunagi tuleb. Need jooned on 30 aastat olnud, nagu Allar ütles, et ärme enam tõmba neid ja küsime reaalselt, mida see tähendab.
on veel selle koha pealt mõnel, nii, Raivo Kolm. Tähelepanek selles osas, et ma Kaidoga olen ka nõus tegelikult, et halb on see, et see üldplaneering nõnda vahepeal seisis ja me kõik teame, mille pärast ta seisis, et see on nagu riigi pärast, et oma nõnda trasside kaardile märkimisega. Kui need oleks 2 dokumenti paralleelselt nõnda töös olnud, siis tõenäoliselt täna seda situatsiooni ei oleks olnud. Ja minule endal oleks ka nagu meeldinud rohkem, kui need mõlemad dokumendid oleks koos ja seesama trass, kui isegi oleks märgitud sinna, siis täna, kui oleks see üldplaneering varem väljas olnud, oleks tõenäoliselt juba ka palju tagasisidet ka inimestelt ja nendelt külaelanikelt olnud ja sealt me oleks saanud nagu ka oma järelduse teha, et kas see on vajalik, ei ole vajalik, kas inimesed tahavad seda või ei taha. Tean öelda seda, et kui eelmine Viru-Nigula vald oli, siis see küsimus, kui meie oma üldplaneeringut tegime, see käis meil läbi, oli ka Kunda linna ettepanek, et me selle koridori sinna nõnda joonestaks. Tookord volikogu oli sellele kategooriliselt vastu, seal oleks ka tulnud nõnda kulusid juurde, kui me oleks hakanud seda nagu tõsisemalt nõnda arutama ja uuringuid tegema. Me ei olnud sellega nõus, aga ma tean, et seal ka oli ka nõnda kohalikke elanikke, kes seda jutti nõnda seal nägid ja oli ka volikogu liikmeid sellest piirkonnast, kes seda ei tahtnud seal näha. Võib-olla täna taha, võib-olla ei taha, seda ei tea. Et äkki me tõesti peame kaaluma seda, et võtta mitte täna, vaid ütleme komisjonis uuesti seda tõsiselt arutama ja välja võtma või siis ütleme, lükkama selle otsuse nii kauge palju edasi, siis on see 2022, et üldplaneering saaks nagu menetletud, inimesed oma arvamused on välja öelnud ja siis sealt vaatama, kas ta jätma sisse või mitte jätma sisse. Praegu on muidugi jälle pahased. Novembris me enne arutame seda arengukava ja siis ühel hetkel hakkame alles üldplaneering. See on probleeme koht. Nõustun täiesti. Ma Eve käes siin on neid komisjoni igas kuus olnud. Ma olen ka aeg-ajalt küsinud, et kui kaugel on see üldplaneeringu tegemine, et samamoodi saada nagu rohkem infot, et need 2 dokumenti kokku viia. Et täna seda väga hästi, see ei õnnestu nagu hästi, see tekitab nõnda öelda hiljem, et tekitab probleeme ja endale jääb nagu teatud vastused jääda saamata. Et täna on see nõnda öelda esimene lugemine, aga ma arvan, et me kogu seda pilti peaks nagu täpsemalt vaatama ja järgmises komisjonis ka tõsiselt läbi arutama ja võtma kõrvale ka selle sama üldplaneeringu. Kahjuks jah. Täna siis kiisi nõnda, mis on. Sellel aastal on kahjuks nii üldplaneering edasi lükkunud objektiivsetel põhjustel. See ei ole tahtlikult seda venitatud, see on riigipoolne venitamine, seda sa tead. Ja arengukava ka on pandud seotud tähtajaga, et 1. detsembriks sellel aastal peab olema arengukava muudatust kinnitatud, seda ka pikendatud. Nii et meil on... Kui nüüd tulla tagasi raudtee juurde, algselt oli minu jaoks ka probleem nõnda selle Aseri ja Sonda peale raudtee, siis ma ise nagu hakkasin kaardi peal näppu järgi ajama, vaatasin, et see koridor on tõesti täitsa nagu välja joonistatud selles mõttes ja ta on muidugi olemasolev asi, ta on olnud ja seal on nagu neid probleeme tõenäoliselt oluliselt vähem, kui see ühel hetkel peaks keegi tahtma seda nõnda ehitada, ja siis mingis mõttes ma nagu sellepärast ka nõustusin sellega ka komisjonis, et lasta siis olla sees, et täna see koridor on olemas, kõik on välja mõõdetud, tuleb ei tule, eks aeg näitab, selle esimesega on natukene minu jaoks ka nagu küsimärk. Selle esimesega mul seostub näiteks see asi, et kui nad võivad olla see ettepaneku esimene pool ja teine pool võivad olla seotud omavahel selle perspektiiviga, et Eesti Raudtee omandab selle raudteelõigu, praeguse raudteelõigu. Et siin võib olla seos,
et kui me selle seose nüüd katkestame, et võib juhtuda, et mingi otsus jääb tegemata. See on minu arvamus. Nii, aga on teisi arvamusi? Jah, Alvar. Mina ütleks ikkagi peaks küsima nagu asjaosalistelt ettevõtjatel, on see teema aktuaalne veel? Jälle sõidame inimestest üle lihtsalt. Äkki nagu ma lõpetan ära. Hakkame kõik üksteisel vahele rääkima. Nii, tähelepanu. Räägime ühe kaupa, palun. Me saame seda trassi siin ühele ja teisele poole nihutada, et aga võib-olla ettevõtjad ütlevad, et polegi enam huvi, et siis on meil see päevakavast on maas. Ja mina ei tea, mina ei ole inimeste käest sotsioloogilist uuringut nagu tellinud ja küsinud arvamust, et mis nemad arvavad, et raudtee läheb sadamasse. Kõik sellised asjad tegelikult läbivad avalik arutelu ja siis nad saavad kõik kaasa rääkida. Et ühtegi planeeringut ei tehta sala ja see on nagu üks pool, aga teine pool, mis puudutab ettevõtjate huvi, siis nad on oma huvi mõlemad üles näidanud nii Aseri sadama omanik kui ka Kunda sadama omanik, et perspektiivse lahendusena täpselt nagu sõnastatud on, jääks sisse ka sinna üldplaneeringusse see võimalus, lihtsalt võimalus selle raudteetrassi rajamiseks tulevikus, juhul kui on ettevõtjad jõudnud oma arengus nii kaugele, et see tekib, et see tuleb lihtsalt päevakorda. Aga see olenebki kõik, eks ole, paljudest eeldustest. See ei ole tingimuslik. Jah, see on, ma tooks sarnasuse tuumajaamaga, et see on ka väga pikas perspektiivis, aga me ikkagi arutame juba täna seda võimalust. Koit, palun. Me arutame siin raudtee rajamist. Milleks on raudteed vaja? Raudteed on vaja selleks, et suurendada kaubamahtusid. Selleks, et kaubamahud suureneksid, selleks on sadamat oluliselt laiendada, eks ju. Et siin on ka teine pool, kui suurt sadamat me üldse valda tahame saada ja nii edasi, et kas meil on üldse perspektiivi seda sadamat laiendada ja nii edasi, et raudtee on üks detail sellest kogu sellest protsessist ja arengust. Õige, täpselt õige, et ongi üks detail. Aga kas me hakkame nii-öelda ettevõtjad siis pidurdama, et siin on joon ees ja rohkem edasi enam ei arene. Et see on selles mõttes ikkagi nagu kahelt poolt vaadeldav asi. Pigem see sadama laiendus ja arendus on ikkagi ettevõtja asi, et meie võime sellele kaasa aidata oma võimaluste piires, mis meil on. Nii, kas on veel kellelgi nende ettepanekute osas arvamusi? Kui ei ole, siis ma teeks ettepaneku lõpetada see esimene lugemine ja siis menetlemine toimub siis sellises järjekorras, et 4. novembril on avalik arutelu, 5. on vallavalitsuse istungi päevakorras, 16. novembrist alates see nädal on komisjonides menetlemine ja järgmisel volikogu istungil siis novembris on teine lugemine ja nende ettepanekute läbi hääletamine ja muudatuste määruse eelnõu kinnitamine. Selline menetlemise form. On kõik. Aitäh! Läheme päevakorra teise punkti juurde. Viru-Nigula vallas, Kunda linnas, Lähta teel asuvate garaažide peremehetuks tunnistamine ja selle ettekandjaks on meil Marit Laast. Palun. Äkki seda kordustada? Jaa. Et Viru-Nigula vallas, Kunda linnas, Lähta teel on siis 1970. aastal ehitatud garaažide kompleks. Garaažid koosnevad siis igaüks 20 boksist. Garaaži on kokku 11, nendest 4 on vormistatud. Ja vormistamata on siis 7 garaažiüksust,
see eraldi selline, see, mis on seal paremat kätt all, sellele on erastamisavaldus peale tehtud, aga siis 4 garaaži on vormistatud, ega ühte teist garaaži ei ole värvide, teised värvid olid, et värvidega aru saada kohe, mis on vormistatud. Ühe saatsin veel. Jah, et siis ja 6 garaaži kompleksi vormistamisega on siis natuke probleem. Need on lähtetee 3, 5, 7, 9, 13 ja 17. Ja tuli siis välja, et nende garaažide omandidokumentide kohta pole mitte midagi. Neid on kogu aeg kasutatud ja nad on olnud siin varasematel aegadel aktiivses kasutuses, praegu siis natukene vähem. Mõni on siin, nad on nagu väga üle ühe, mõni on väga korda tehtud, mõni on nii, et põõsas on ette kasvanud, enam ei lähe uksedki lahti. Ja siis seoses siis maareformi lõpule viimisega siis on kõik vormistamata objektid vaja ära vormistada. Ja siis, kuna siis muud oli 2 varianti, kas alustada hoonestusõiguse seadmisega või munitsipaliseerida. Garaaži omanikud siis käisid või kasutajad käisid siis vallas, nemad tahtsid küll erastada ei saa, kuna erastamise avaldusi ta esitada kuni 2006. aastani. Neid ei ole esitatud, ei ole olemas, siis oli 2 varianti. Muidugi kõigepealt garaaži kasutajatele oleks meeldinud see hoonestusõigus, aga hoonestusõigust ei saa vormistada põhjusel, et nendel ei ole mitte ühtegi sellist garaažide kuuluvust tõestavat dokumenti, mis siis nagu sinna ehitisregistrisse kanda, et mille ümber siis tekitada see hoonestusõigus. Ja sai siis Maa-ametiga ka natukene nõu peetud, et mis siis sellistel puhkudel teha ja Maa-ametil oli ka soovitus, et vormistage see munitsipaalomandisse ja pärast siis ise siis omavahel siis teate, kuidas see võõrandamistehing teha. Ja seoses sellega siis vald algatas siis peremehetuse tuvastamise protsessi ja 25. juunil algatas vallavolikogu otsusega number 174 peremehetu vara hõivamise algatamine. Siis nimetatud 6 hoone hõivamise kohta. Ja vastavalt siis peremehetu ehitise hõivamise korra punkti 9 avaldas siis Viru-Nigula vald ametlikes teadaannetes teate hõivatavate hoonete kohta ja teade rikkus siis üleval 60 päeva. Küll ei esitatud selle kohta vastuväiteid, aga esitati palju küsimusi selle kohta, et ikka mis ja kuidas ja ikka prooviti veel erastada, aga mitte midagi lihtsalt ei ole võimalik teha. Sest ei ole mitte ühtegi paberit selle kohta, ei ole ka, oleks ka tehtud sellised õigusjärglased, et nendele nõukaaegsetele garaažikooperatiividele siis mingisugused õigusjärglased, et siis ka nemad oleksid saanud seda siis kas vastavalt siis erastada, kui oleks avaldus olnud või hoonestusõigus, aga ka selliseid avaldusi ei ole. Ja seoses sellega siis Viru-Nigula vald siis volikogu otsustab tunnistada peremehetuks Viru-Nigula vallas Kunde linnas reformimata riigimaal asuvad järgmised ehitised, lähtetee 3, 5, 7, 9, 13 ja 17. Viru-Nigula vallavalitsusel teha riiklikus ehitisregistris paranduskanne ja kanda punktis 1 nimetatud ehitiste omanikuks Viru-Nigula vald. Kas volikogu liikmetel on küsimusi? Ei ole. See küsimus on käinud ka meil komisjonist läbi ja praegu majanduskomisjonis. Jah. Majanduskomisjon arutas ja nagu Marit juba rääkis, et ega siin teist varianti ei ole. Eks tuleb see tee läbida ja kui seal huvilisi on, siis majanduskomisjoni muidugi see ettepanek oli, et seal kõikidel garaažidel niikuinii omanik ei ole ja osa nii õnnetud, et kui seal peaks nagu huvilisi tekkima, et siis võib-olla prooviks niimoodi, et nõnda siis üks konkreetne garaaž, et siis tõesti nad teevad sellega korda, mitte ei ole nii, et pärast ühest on üks ja teisest on jälle üks ja siis on kõik nad ikka nii, nagu nad on ja mis on ikka väga õnnetud, et võib-olla üldse tulevikus ära lammutada ja eks aeg näitab samm-sammult.
Nii, kui ei ole küsimusi, siis on ettepanek antud otsuse eelnõu kinnitada. On teisi ettepanekuid? Ei ole. Palun käigu märku anda, kes on selle kinnitamise poolt. Kõik. Ja siin on ka kõik. Nii. Meil on 2 puudujad, siis 19 poolt häält. Viru-Nigula vallavolikogu otsustab tunnistada peremehetuks Viru-Nigula vallas, Kunda linnas reformimata riigimaal asuvad järgmised ehitised. Lähtad E3, 5, 7, 9, 13, 17. Ja Viru-Nigula valla valitsusel teha riiklikus ehitisregistris paranduskanne ja kanda punktis 1 nimetatud ehitiste omanikuks Viru-Nigula vald. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Aitäh! Päevakorra punkt number 3 juurde. Nõusoleku andmine vallavara müügiks ja ettekandja majanduskeskuse juhataja. Austatud volikogu, tere õhtust ka minu poolt. Tegelikult need 2 punkti on enam-vähem ühest samast asjast räägivad, nii et ma võib-olla jutu mõttes räägin 2 tükki korraga, et siis otsustamise kohta on nii nagu on. Et meil siis taustaks nii palju, et meil on vallas siis heakorratööde jaoks 4 traktorit, 2010, 2014, 2018 ja 2019 aastal soetatud masinad. Need 2 otsust siis käivad praegu Kundas asuvate kõige vanemate traktorite kohta. Need on, ütleme niimoodi, et nendega probleemid on juba hakkavad päris suures kujunema. Et suhteliselt jõuetuks hakkavad jääma, seepärast, et lagunevad, tõstevõime väike, et siin on kogemused ka sellega, et kui on nagu lund rohkem, et siis on suhteliselt hädas need masinad omadega. Haagist sinna eriti midagi järgi panna ei saa, et suhteliselt selline väikesed haagised on neil, et ega ei saa nagu rohkem taha panna ka, seepärast, et on ise ka kergekene, et ta on ju kaalub alla 2 tonni natukene, need traktorid. Et oleks vajadus natukene võimekamate riistade järgi. Üks masin, mis võiks olla, oleks numbri võrra suurem, nii-öelda tavatraktor, ehk siis praeguse sellise 2 tonnise asemel kusagil umbes 2,8, 3 tonni, 3,2 tonni, no miks sellises suurusjärgus. See annab päris palju masina võimekusele juurde, just eriti transporditööde tegemisel, lumelükkamisel, tõstmistel ja nii edasi. Ja teine oleks siis analoogne Aseris oleva traktoriga, keskliigendiga traktoriga. Just nimelt tahaks tegelikult saada ka isegi lausa sama firma traktorit, sest et meie saaksime, oluline on just see, et me saaksime need tööorganeid vahetada omavahel, et me peaksime kõiki uusi ostma, vaid et me saame Aserist tuua Kundasse või vastupidi, eks kus seda parasjagu vaja peaks olema, ala tänavari või mis iganes meil teine ristabud on. Et olen siin uurinud ka maad, et mis need maksta võivad, siis traktor jääb kusagil koos käibemaksuga niimoodi 60 000 kanti siia-sinna üles-alla, sõltuvalt varustusest, sõltuvalt pakkumistest ja nii edasi. Ja kui natukene varustust või natukene haakeseadmeid juurde, siis kusagil 5-10 000 tuleks juurde ühele teisele asjal. Et kokku läheks ta siis sõltuvalt liisingu tingimustest siis 11-12 000 aastas. Nüüd rahast rääkides, siis sellel aastal näiteks Kunda traktorite remondikulu oli kuskil 11 000, natukene peale. Et toon näitet, et juba ta võtab üsna palju raha, läheb selle remontimiseks. See on ühe traktori terve aasta liisingukulu. Et kas meil on mõtet, eks ju, see põhimõtteliselt ju remontimine on tegelikult raha maha viskamine, kui selles mõttes, et ja kui ta juhtub kõige intensiivsemal ajal, siis on jama suur. Et nüüd veel numbritest, et järgmisel aastal
ilma uute traktoriteta oleks meil liisingukulu kokku kõigi sõidukitel, mis meil on, kuskil 76 000. Kui mõlemad traktorid liisida kohe aasta alguses ja kohe nii-öelda jaanuaris käiku panna, siis tuleks see sama 20, 22, 24 000 otsa aastas. Selle aasta liisingukulu kõik kokku oli 86 000. Et numbrid on enam-vähem samas suurusjärgus. Et kui nüüd need traktorid ära müüa, siis me oleme ka siin vaadanud ja uurinud igalt poolt, eks ju, et millised traktorite turg, eriti sellistel väikestel on suhteliselt väike, et vaatad siin, mis Euroopas toimub, mis Eestis on praktiliselt üldse olematu, aga et siis ka mujal Rootsis, Soomes, Hollandis, Saksamaal analoogsete riistapuude maksumus jääb kusagil 20-30 000 vahele, ehk siis ühe traktori oleme hindanud siis 23 000 peale ja teise siis 28 000 peale. Et põhimõtteliselt saaks nende müügist siis paari aasta liisingukulud katta. Loomulikult me ei saa tekitada seda olukorda, et meil on traktorid müüdud ja uusi ka ei ole, eks ju. Et loomulikult kõigepealt peaks põhimõtteliselt panema ikkagi traktorid müüki, kui ära suudame müüa või on mingisugune huviline olemas, eks ju, et siis me saame hakata uut soetama, et me ei saa tekitada mingit vaakumit, et igaks juhtumiks ei ole see võimalik. Põhimõtteliselt kõik, äkki on küsimusi? Jah, palun kõigepealt siis selle müügi osas, et kas on. Jah, Koit, palun. Kuskilt ei tule välja, et kui palju need traktorid siis töötavad, et palju neid töötundi aastas tuleb ja kui palju on üldse kulu seoses nende masinatega, et see ju absoluutselt ei kajastu siin kuskil tuletuskirjas. Jah. Töötunde on vanemal traktoril septembrikuu seisuga 5200 ja sellel uuemal traktoril oli, mul on kuskil kirjas, siin peas, jah, on 5070 septembrikuu seisuga. Liisingukulu nendel ei ole. Küll aga me teostame loomulikult edasi korralist hooldust, eks ju, mis nõuab aastas kusagil 600-700 eurot traktori kohta hoolduse läbimine, eks. Õlivahetuse, filtrite vahetused, määrimised, mis seal tehakse kõik, eks. Et ja ongi kõik, põhimõtteliselt ülejäänud on ju kütus. Kas on arvutatud, et võib-olla on teatud teenuseid, mis traktoriga tehakse mõistlik sisse osta teenusena ettevõtjate käest? Praegu me olemegi ostnud, me oleme ju selliseid suuremaid ja maa-alasid, mida on 1-2 korda aastas näiteks niita, oleme sisse ostnud, vald ostab ju sisse ka ju põhimõtteliselt suurte tänavate lükkamist, eks ju, teede tänavate lükkamist, tee äärte niitmist ja nii edasi, et need põhimõtteliselt me ju päris palju asju ostamegi sisse. Aga need, millest mina siin räägin praegu, need on sellised meie igapäevased tööd. Meil ei ole nendest eriti väga palju võimalik kõrvale poegas, sest isegi suuremad tõstetööd niikuinii nendega ei tee, eks ju. Et mingisugused suuremad kaevamised ja rohkem tõstmist, et me peame edaspidigi hakkama niikuinii sisse ostma. Meie traktoripark ei lähe nii suureks ja nii võimekaks, meil ei ole mõtet seda ajada. Sest et see number suurem traktor, mis ma räägin, et see iseenesest ei ole mingisugune suur traktor veel. Me räägime kõigest tonni jagu umbes raskemast traktorist. Iseenesest 5000 töötundi nüüd traktorile tohiks ka midagi väga üle ju käivad veel olla, nagu, et nad peaks ikka rohkem kestma. Kogemus on praegu see, eelmine aasta oli kuskil 8000 ringis remondikulusid, see aasta 11 000. Ma ei tea, kas on teil ikka käiakse heaperemehelikult? Ma julgen väita küll, jah. Ma julgen väita küll ja hoolduselt teostame korralikult. Aga ma toon ka näiteks siis sama see Viru-Nigula meil traktor, mis on 2018 soetatud. Me oleme sel aastal ka seda traktorit paar korda juba remontinud, eelmine aasta täpselt samamoodi mitu korda remontinud. Ma ei tea, mõni masin on vist plastikust tehtud, et kuidagimoodi laguneb väga hoolega. Ja mitte plastosad just nimelt, ma räägin põhiosadest, eks ju, jõuvõtuvõllist, esisilla võllist, eks ju, nii edasi, et sellised asjad, mis peaks kestma tõepoolest, ma olen teiega nõus, et 5000 tundi või 4000 tundi, 3000 tundi ei ole
tegelikult põllutöömasinale mingisugune kulumpeer, eks ta peaks veel kestma või kui kaua, eks, aga ei kesta, kahjuks ei kesta. Jah, et me eelarvekomisjonis arutasime seda kõik see, mida Alari rääkis, oligi see jutuks. Üks tähtis nüanss veel, mis nagu välja toodi, oli see remondile kuluv aeg. Sel ajal ei saa traktor tööd teha. Ja see üks traktor on tõesti vana. Et kui tuleb talvel lumi maha või on siis vaja suvel niita haljasalasid ja traktor on tegelikult remondis, et see on asi, mida me nagu rahaliselt väljendada ei saa, mis on siis probleemiks. Et aga mis puudutab nüüd seda teenuse sisseostmist, et ma siin natukene räägin nüüd ajalugu, et kuni aastani 2010 ostsime teenust sisse niitmist. Ja siis nagu riigihangetega on, nii nagu täna Aseri kooliski, lihtsalt kui algas masu, siis kõik riigihanke pakkumised, mis tulid alla oma hinna, mis tähendas seda, et kuidagi kasumisse jõuda, siis tegelikult jäeti töö õigel ajal tegemata. Lumi oli paks või siis jaanipäeval keskväljakul muru kasvas, toodi erinevaid põhjuseid, ka traktor on katki või on siis töömehed purjus või muid asju. Ja siis me lõpetasime ära. Algus võtsime pool linna, pärast võtsime terve linna, sest enam ei saanud normaalset teenust riigihanke korras, kus lõpptulemusega peab ikkagi alati võtma selle kõige odavam pakkumise. Ja siis sai nagu sellest nagu küll. Aga üks asi, mis on, et kui seda rasket traktorit osta, siis peab mõtlema selle kõnniteede peale, et väga raske traktor siis võtab kõnniteed ja kuna kõnnitee konstruktsioon ei ole nii tugev, et siis peab olema, aga mingisugune natukene võimsam võiks olla tõesti. Ka selle rannakoristusmasina pärast, mis tahab natuke võimsam. Sellest ma räägin, see on kõigest tonn raske umbes, eks ju, et selle arvestusega, et ta jõuakski neid asju teha. Järgmine number on juba väga palju kallim, see pole mõtet jälle, eks ju, teisest küljest. Et põhimõtteliselt see sama raskem traktor, jah, on selle keskliigendra traktoriga enam-vähem samas hinnaklassis. Ja rääkides veel nendest sisseostmistest, siis tõepoolest järjest enam omavalitsusi läheb selle peale üle, et hakkame ise tegevust tegema, hakkame ise asju tegema. Et meil on väga palju kogemusi Eestis omavalitsuste koha, ma olen Tapa valla kogemused täpselt samamoodi, et kuni 2012 ostsime kõike sisse, jube kemplemine, kogu aeg, õude kemplemine, nii ta sealt, tee sealt, kus sa oled, miks ei ole, eks ju, et iga väike liigutus mine osta sisse, igas väikse liigutus mine osta sisse, eks ju. Et see paindlikkus, kiirus, efektiivsus, ma julgen väita, et me ei jää kuidagi moodi sisseostataval teenusel alla, pigem vastupidi. Koid, palun. Kas majanduskeskus on käibemaksu kohuslane? Ei. Me ostame käibemaksu, me sealt tagasi ei saa, 20% on meile väljend. Jah. Aitäh. Nii, kas on veel küsimusi? Kas see on nagu mõistlik nagu? Meil aseb see kommunaalettevõte, kes oli käibemaksu kohuslane, mille alt me tegime selliseid töid. Aga okei, see on eraldi teema. Nii. Palun. Ei, selle käibemaksuga on nii, et kui majanduskeskus teeb nagu valla ettevõtetele töid, et kui ta osaühing on, siis ta esitab käibemaksukaardeid vallale, et summa summarum täpselt sama tuleb kokku. Et seda samuti, kui majanduskeskus sai luua, me seda arutasime. Et on ka mingisuguseid skeeme, kus toetatakse oma ettevõtet, aga sellise jutuga maksuametisse ei maksa nagu minna, et see ei ole siis avalikule sektorile kohane käitumine. Kahjuks ei õnnestu maksudega nagu kuidagi mängida, et see on ikkagi see, kui müüakse kuhugi välja teenust, et siis saab selle käibemaksu. Võtame Aseri kommunaali, jah, käibemaksu saab tagasi, aga inimesed, kes veeteenuse eest maksavad ikka selle käibemaksu. Et ega käibemaks kuhugi õhku rippuma ei jää. Ja küll, äärkusega diskuteerimisel. Jah, see on pikemalt. Nii. Kui küsimusi rohkem ei ole, siis on otsuse eelnõu siin ekraanil. Teen ettepaneku siis kinnitada see otsuse eelnõu. On teisi ettepanekuid? Ei ole, palun käega märku anda, kes annab nõusoleku vallavara müügiks. Nii, siinpool on kõik ja siinpool on... Koit, sul oli käsi püsti? Ei olnud. Siis on 18 poolt, kes on vastu? Koit on vastu. Üks vastu.
Viru-Nigula valla volikogu otsustab lubada Viru-Nigula valla valitsusel võõrandada Viru-Nigula valla omandis olevat traktorit John Deere 4720 registreerimismärgiga 2543 TE ja registreerimismärgiga 6582 TE. Anda volitused Viru-Nigula valla valitsusele enampakkumise läbiviimiseks, müügilepingu sõlmimiseks ja sellega seotud toimingute teostamiseks. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Aitäh. Ja järgmine punkt on nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks ja ettekandja on Alari Kirt. Põhimõtteliselt rääkisin juttu ära, mul ei ole sinna praegu rohkem miskit juurde rääkida, et nagu ma ütlesin, see liisingu kulu tõstab siis aastas kusagil 20–25 000. Et kui me suudame traktorid ära müüa, siis paari esimese aasta kulu katab, edasi ei kata, et tuleb ikkagi valla eelarvest. Aga tehnikat peab midagi uuendama niikuinii. Kui me jätkame samas vaimus, eks ju, minu asi on oma ülesanded täita, ettepanekuga siia, et nii on kõik. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et kuna me just otsustasime traktorid maha müüa, siis me peame uued traktorid liisima. Seda küll. Jah. Olen võimalus ka teenust osta. Ettepanek on otsuse eelnõu kinnitada. On teisi ettepanekuid? Ei ole. Palun käega märk anda, kes on selle kinnitamise pool. See pool on kõik ja nii tuleb Koid, sul ei ole käsi püsti? Ei ole. 18 poolt ja kes on vastu? Üks on vastu. Viru-Nigula valla volikogu otsustab lubada Viru-Nigula valla valitsusel võtta rahaline kohustus aastateks 2025 2 traktori koos lisaseadmetega kasutusrendile võtmiseks. Anda volitused Viru-Nigula valla valitsusele hanke läbiviimiseks, ostu-müügilepingu sõlmimiseks ja sellega seotud toimingute teostamiseks. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Aitäh. Päevakorrapunkt number 5. Määruste kehtetuks tunnistamine. Väikeskriisis streigib. See natukene hakkas streikima vist. Ühesõnaga, ma võtan paberid välja, ma ei tea. Meil on sellised määrused, mis siiamaani veel kehtivad, kuigi koolid on oma palgakorralduse määrused juba vallavalitsusega kooskõlastanud ja Aseri valla kooli pedagoogide töötasustamise alused aastast 2014. See tunnistada kehtetuks Aseri muusikakooli õpetajate töötasustamise alused, uued palgakorralduse on vallavalitsus kooskõlastanud ja siis on Aseri vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamine. Need on ka tunnistada kehtetuks, asutused teevad nüüd juba
oma palgakorralduse alustel ja Kunda linna omavalitsusteenistuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamine. Siin see tunnistada ka kehtetuks, kuna siin kõik on aegunud rahalised väärtused ja samuti on kool oma palgakorralduse alused uued teinud, aga kehtima jääb lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine. See oli 2018 veebruar, kus on siis lasteaiaõpetaja palk seotud üldhariduskooli õpetaja töötasu alammääraga ja see kehtib alates 2019 1. jaanuarist on 90% võrdsustatud 90%-ga. Millegi pärast. Nii, määruse eelnõu. Sai. Et määruste kehtetuks tunnistamine, siis need 4 määrust, mida ma ette lugesin, on juba muudetud uute vastu ja oleks vaja tunnistada kehtetuks. On küsimusi? Ei ole. Palun käega märku anda, kes on selle kehtetuks tunnistamise poolt. Siinpool on kõik ja siinpool on ka kõik ja kuna Olav on meil juurde tulnud, siis on 20 poolt häält. Viru-Nigula vallavolikogu tunnistab siis kehtetuks need 4 nimetatud määrust ja määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Aitäh! Nii. Ja sellega otsustamist vajavad punktid said läbi ja informatsioon. Siin vahepeal ma jätsin nimetamata selle, et kõik need punkt 2, 3, 4 on vallavalitsuse istungil läbi käinud ja kooskõlastatud. Nii, septembrikuus oli siis Lääne-Viru omavalitsuste liidu üldkoosolek Vinni vallas ja seal siis olid sellised küsimused päevakorral ehk siis omavalitsusliidu ja arenduskeskuse ühendamisest ja 15. oktoobril toimus Rakveres selle alane arutelu, kus siis osalesid kusagil 25 inimest, Viroli üldkoosoleku liikmed, Viroli bürootöötajad, arenduskeskuse nõukogu ja arenduskeskuse töötajad. Ja selle arutelu tulemusena siis leiti, et ühendatakse Viroli baasil. Nüüd homme on järjekordne Viroli koosolek Kunda sadamas, siis tuleb arutusele juba nende uute dokumentide vormid ja edasine käik, mis meil tuleb vormistada ja kinnitada ja kõik dokumendid saata siis Rahandusministeeriumisse. Nii, siis järgmisest aastast võetakse kasutusele infoturbestandard uus ja sellest rääkis meile siis küberturvalisuse spetsialist RIA peadirektori asetäitja Lauri Aasmann ja Ilmar Toom. Oli ka meie spetsialist Aleksei seal ja tema siis tegutseb sellel
alal edasi. No see võtab natukene aega, enne kui seda praegu töötatakse välja, aga see oli siis infona edasi antud, et me saaksime varakult ka hakata sellega ettevalmistusi tegema. Nii, Lääne-Viru Arenduskeskus eriolukorra mõjudest tulenevalt pidi oma projektides natukene muudatusi tegema ja peaasjalikult see puudutas turismi, ettevõtete strateegia koostamist, et kaardistada turismitegijad ja koordineerida nende ühistegevust, turundades avalikel turismimessidel. No, see on juba tegelikult vana teema, kindlasti on see tuttav, aga kuna seal osasid tegevusi ei saanud teha selle koroona tõttu, siis tuli natukene parandada neid. Päris mitmel korral on räägitud loomade varjupaiga rajamisest ja selle peaks tulema siis uus koerte-kasside varjupaik, aga ei ole jõutud veel ühisele seisukohale. Neid variante on pakutud päris palju, aga see on jätkuvalt töös ja loomulikult see ka rajatakse ja rajatakse siis ühiselt omavalitsuste poolt. Ja Virol planeerib või juba on esitatud, tähtaeg on 30. oktoober, Lääne-Virumaa haridusvõrgu analüüsi seoses riigigümnaasiumi avamisega Rakveres. Ja siis see tehakse järgmise aasta jooksul siis terve maakonna haridusvõrgu analüüs. Siis saame teada, kuidas lapsed liiguvad, kuidas õpetajad liiguvad ja mis tegurid siis seda haridusvõrgu veel mõjutavad. See on lühidalt kokkuvõtlikult septembrikuu Viroli koosoleku temaatika. Ma saatsin teile ka ühe info edasi, et Eesti Linnade ja Valdade Liit kutsub kandideerima Euroopa Nõukogu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kongressi Eesti delegatsiooni liikmeks. Ja seal on kõik need materjalid olemas, kes soovib, võib ka iseennast ise ettepaneku teha kandideerimiseks ja tingimused on ka seal öeldud, et volikogu liige peab olema. Nii et aga see mandaat on siis 21–26. Ja järgmine volikogu istung on 26. novembril. Ja sünnipäev on vahepeal olnud Kaiel. Ja Kristjan. No nii, kellel on veel infot? Mina palun. Jah, palun. Ma palun lihtsalt informatsiooniks, et ega siin vald eriti midagi teha ei saa. Mõte on selles, et me pahandame, kui inimesed on ühele või teisele arendusele vastu või kui tema peab oma elukorraldust muutma. Räägin nüüd Kunda sadama laiendusest. Sinna jäid siis osad majad sellel laiendusel ette, mis on inimestest tühjaks tehtud ja kokkuleppele saadud ja on ka kokkuleppele saadud nüüd viimasele õnnetu inimesega Pikejevitega, kes on põlised seal sündinud, seal kasvanud ja nüüd hakkas see ahel siis niimoodi jooksma, et nende siin sadamas maja on juba sadamale ära müüdud, sadam hakkas intensiivselt, temal oli õigus, tema hakkas oma platsi ehitama ja Pikejev
ta ei osanud aivatagi, et ta ei saa kohe eest ära minna. See Krongskaldal ehitatav maja on veel, ei ole vastu võetud, seal on ohutustehnika asjad ja mis seal kõik on ja inimene on nüüd seal keset seda laoplatsi, seda müra, seda tolmu, et lihtsalt, et siis inimesed oskaksid arvestada, et kui niimoodi juhtub, siis ongi kodanikud vastu kõikidele asjadele, ja ta ei osanud ju, ma tea, vallavanem käis õnneks ka tema juures, Pikejeviti juures, mis oli muidugi, on ju vaja neid toetada ja rääkida ja lohutada, et see on kohutav, aga lihtsalt teadmiseks, et rohkem neid arendajaid siis ikkagi panna ja ehitajad, ma kuulsin niimoodi, ma ise olen ka seal käinud mitu korda, et Pikejevite juures neid lohutamas seal, et ole olnud ka niimoodi seal selle uue maja ehitamisega Krongskaldal, et oli, seda ma ei oska nüüd öelda, see pole minu öelda, et mis see firma siis oli, aga seal olid ukrainlased olnud ehitusele, need nüüd, kui tuli see koroona ja asi, need sealt tõmbasid siis, läksid ära, olid sunnitud ära minema ja polnudki vist siis eriti enam ehitajad ja nad ongi jokkseisus praegu. Et lihtsalt teadmiseks, et siis ärge pahandage, kui me kõikidele asjadele vastu oleme. Ja sama on meil ka praegu jälle puiduterminalide müra, millega me oleme pidevalt tegelenud ja me oleme kokkuleppele saanud ja nüüd ikkagi tuleb jälle välja, et kokkulepetest kinni ei peeta, nüüd meil seisab ees jälle uus see kokkusaamine ja rääkimine. Et meie, sellest peavad need omanikud seal elamute juures aru saama, et see on meie kodukoht. Meie oleme seal ennem elanud ja kokkulepetest ja ööraudest tuleb kinni pidada ja neid mürasid on seal mõõdetud, need on inimesele ohtlikud ja vot niisuguste asjade sees me oleme. Nii et lihtsalt teadmiseks, et ärge siis pahandage, kui me igale asjale vastu oleme, mis meie oht on. Kui infoks veel see, ma arvan, te juba teate, et 11. novembril on tuumajaama alane kohtumine rahvaga tsemendimuuseum. No neid on ju ehitatud, miks siis jälle, nüüd jälle, me oleme ju seal käinud juba. Ei, loomulikult me oleme kohal ja ainult ma mõtlen, et ei, see on info, see ongi rahvaga kohtumine. Kaua me kohtume, ma olen kõikidel käinud, kaua me räägime siis nendest. Ei, aga seda nad tahavadki kogu aeg infot jagada. Ega see ei ole sunduslik. Ega me ootame teist nagu mingit kommentaari, te saatsite kirjata, praegu annate info nagu, ootaks info, te saatsite nagu tulekirja nagu hoonusõigus. Tahaks teie kommentaarid nagu, miks meil ei olnud komisjoni, ühtegi komisjoni ei olnud oktoobrikuus, suvepuhkus me tuleme nüüd sellel novembrikuu komisjonidest tulevad kõik ma räägin, miks meil ei olnud ühtegi komisjoni ei olnud? Sellepärast, et ei olnud seda temaatikat antud komisjonidele, need, kes olid päevakorras majanduskomisjon ja eelarvekomisjon, need komisjonid toimusid, teistele kahjuks ei olnud praegu anda. Järgmine, meil on enne ka sedasi olnud, et töökord, et kui ei ole arutada punkte, siis ei ole mõtet ühe punkti ma igaks juhust mainin, meil on nagu sotsiaalkomisjon sellel aastal oli ainult 2 korda. Ja see on linnas, piirkonnas, kus on 100 inimest oli koondatud, koondamislaine oli. Ja meil on ainult 2 korda oli sotsiaalkomisjon. Kas tõesti oli teemad? Teemasid tuleb üles püstitada, jah. Aga miks te ei püstita? Meil oli suvepuhkus ju. Ma ütlesin, meil on järgmine kuu kõik komisjonid töös. Aga mul on ka ettepanek sinna veel ja komisjoni juurde. Ega millal oli majanduskomisjon? Protokollid ei olnud tulevad ühtegi protokolle. Ja ma lihtsalt komisjonide kohta, et võib-olla on võimalik, mitte vaid peakski üle vaatama, et komisjonide liikmed, et ma olen seal paaris komisjonis, et kui ikka inimene käia ei saa, siis välja vahetada, meil on aktiivseid inimesi vallas küll. Selleks peab komisjoni esimees esilise tegema. No selge, siis tehke analüüs, et vastavalt sellele jaotusele, mis peab tulema, et kõik võrdselt saaksid, see jaotus tuleb arvestada, nii nagu seadus. Seda on võimalik vaadata. Nii, Koik, palun.
palun selgitage volikogu esimehena, et mis põhjusel me pidime selle Fermi Energia taotlusele 26-ndaks andma mingi arvamuse. See oli teile eelnevalt saadetud informatsioon ja ma soovisin lihtsalt teie arvamust teada. Paljud juba saatsid mulle selle arvamuse ära, et oleks edaspidi võimalik nendele küsimusi saata, et nad saaksid meile täiendavat informatsiooni anda. Ma ütleks kommentaariks Koit, et tegelikult siin väike vastuolu, et ühtpidi kõlab tihti etteheiteid, et infot on vähe ja meie käest ei küsita tagasisidet, et tegelikult ju lõppude lõpuks anti dokument, millelt küsitigi tagasisidet, et ma ei näe tegelikult siin probleemi, miks see võiks anda. Siis, kui see küsimus on selline, et minu meelest on see puhas jama. Küsimus on selles, et see peab kõikidele volikogu liikmetele saata selle arvamuse avaldamiseks. Aga selline praktika on ikkagi ette näinud seda, et me oleme selliseid küsimusi arutanud komisjonides, vaielnud, selgitanud ja siis kujundanud mingid arvamused, eks ju. Et minu jaoks nagu selgusetu, et kui ma täna avaldan mingi arvamuse, võib-olla komisjonis diskuteerides, keegi toob mulle mingisugused argumendid lauale, millega ma ei osanud arvestada ja ma võin muuta seda oma arvamust, eks ju. Et see ei ole päris tavapärane praktika, mida siin täna viljeldatakse. Siin ei ole midagi kahtlast ega midagi tagamõttega, oligi vaja täiendavat informatsiooni arendajal, aga selleks oligi vaja teiepoolseid küsimusi, mis tekivad. Teine teema on nagu see, et meie lugupeetud vallavanem käib mööda Eesti Vabariiki ringi ja kutsub tuumajaama arendajaid lahkesti meie valda. Mina volikogu liikmena ei ole kindlasti selle poolt, eks ju. Et kes on andnud vallavanemale sellised volitused, selliseid signaale välja anda? Ja miks vallavanem ei ole täna siin volikogu istungil, et me saaksime tema käest selliseid küsimusi küsida? Vallavanemale saab igal juhul ka e-kirja saata, telefoni number on olemas, seda infot võib igal päeval. Kas me võiksime, et volikogu esimees kutsuks ka vallavanema ikkagi teda ei ole täna, eks? Täna on tal tegemist, ta ütles, et ta täna ei saa tulla kahjuks. Midagi teha ei ole. Tal on ka teisi ülesandeid. Allar, et nii palju, kui mina mäletan, siis need tuumajaama mehed ikka kõige esimesena tulid siia volikogusse. Võib-olla nad käisid enne vallavalitsuses ka, aga võin öelda, et Kalev Kallemets käis juba 10 aastat tagasi Kundas, Kunda linna klubis, natukene väiksemas riigis. Ja tutvustas tuumaenergia nagu tootmise võimalikkust nagu Eestis seda ei tee, nii et see on nagu üsna nagu vana teema. Nii, veel lihtsamate asjade juurde me oleme palju rääkinud lagunenud ja maha, mis nad ei ole maha jäetud, omanikud on olemas nendes hoonetest. Ma mõtlen praegu nagu Lontovatki, et ma olen rääkinud spetsialistiga, kes vallas sellega tegeleb, et ütleks teada, et kas on trahve tehtud või need tuleohutuse eeskirjade rikkumise pärast, et need on ju tohutud lobudikud seal teiste korralike majade lähedal. Pean praegu silmas just Lontovat, kui läheme sealt Letipea poole. Et võib-olla siis ametnik vaataks neid veel üle ja ikkagi tegeleks nendega intensiivselt ja see ongi, et kui sind aetakse uksest välja, sa pead aknast sisse minema, et inimesed tuleb korrale kutsuda. Tean, et on ettekirjutusi tehtud hästi palju ja pidevalt tegeldakse. Sealt tuleb edasi minna siis järgmistele astmetele. Ja kindlasti minnakse ka edasi. Ma olen sellest täitsa kindel. Selge. Ma tahaksin selle diskussiooni juurde tuua ka natuke teistsuguse noodi, et tõepoolest me oleme jauranud siin sellest täiesti pikalt ja juba alates sellest ajast, kui Kunda linn Viru-Nigula Aseri veel ei olnud ühinenud ja siis on seda selgitatud, argumenteeritud ja ma tegelikult arvan, et täna oleks õiglane siinkohal tunnustada tegelikult Meelist, kes on ka volikogu liikmena siin meie hulgas ja kelle pihta need nooled on tihtipeale käinud, sest kui te silmad lahti teete, siis Võidu tänava otsas olev maja on tegelikult saanud sellel aastal väga korraliku välisilme, seda aknade ees korralik katus peal, sinna on tegelikult pandud väga korralik investeering peale.
ja siis tegelikult lisaks sellele, et me pidevalt juhime tähelepanu probleemidele, mida ei ole kerge lahendada, võiksime me tegelikult ka pöörata positiivselt tähelepanu olukordadele, mis on paremaks läinud. jah, seda oleme näinud. Nii, Karmen. Ja, et minul on selline küsimus, et praegu on päevakorras meie toitlustamine nii lasteaedades kui ka koolides, et kindlasti tänaseks on vallavalitsusel kõik tagasiside, mis toimub, et mis seisukoht teil on? Konkreetselt minu seisukoht. Et keegi selles suhtes kaine teisipäev jah, et lapsed on ikkagi tegelikult praegu lugesin täna ju pealkirja Aseri koolist, eks ju, kokk lahkus, eelnevalt Viru-Nigula lasteaiast on kokad lahkunud. Jah, probleem on muidugi olemas ja vallavalitsus tegeleb selle probleemi lahendamisega juba pikemat aega. Aga lepingut ei ole võimalik väga kiiresti lõpetada ja hetkel võib-olla ei olegi meil kõige õigem aeg lepingut lõpetada. Aga nagu kauka ei viimane. See meie koolis ütleb alates homsest, täna oli üks abitööline, homme veel seda ka. Ma lihtsalt ei tea. Ma tean, et plaanid on koostatud ja sellega tegeldakse. Kahjuks selle toitlustajaga viimane aasta see õppeaasta, et probleeme on väga palju. Sellepärast, et seda on arutatud, meil komisjonides on arutusel olnud. Aga protokolli ei ole ju, protokollis ei ole kirjas. On ikka. Ühe lausega jälle. See probleem on üleval olnud, et praegu ju järjest minu meelest Priinu lasteaed on märkimisväärsed lepingu rikkumised ja ma arvan, et kui lapsed ei saa ette nähtud toitumenüüs kätte ja portsjonid ei ole nagu kooskõlas, et see on ju ka ju täitsa tõsine lepingu rikkumine. Kas Aseris magustoit jõudis lõpuks? Nii, see on ju päris hea lepingu rikkumine järjekordne, et meil on kuu lõikes tagasiside antud ju lasteaiast. Et mina arvan, et näiteks praegu hariduskomisjoni liikmena, et mina näiteks sooviksin, et haridusjuht tuleks, annaks põhjaliku ülevaate hariduskomisjoni, mis toimub novembris sellel alaselt, et me ei saa mõelda seda, et meil on aasta veel vaja tiksuda selle lepinguga, et see asja peab nagu tõsiselt mõtlema ja vaatama. Ma ei ütle seda, et me peame tiksuma lõpuni. Raivo Palu. Ma tahan öelda vahele seda, et teie, kes te olete koolis, lasteaias, teie kaardistage seda iga päev, fikseerige, saatke kirju vallavalitsusele, saatke toitlustaja, jätke jäljed maha. Siis on lihtsam nõnda öelda see toitlustajaga vahele võtta, öelda, et ta nii seda on tehtud juba kuu aega ja enam. Tähendab, Aseri lihtsalt aldas jama, nüüd ta aldaski. Vastakoolis veel Seda kõike peab kaardistama, kui seda ei ole kuidagi fikseeritud, siis ongi toitlustaja öelda, aga te ei ole kirjutanud, te ei ole öelnud, mis kuupäeval, mis mitte midagi. Niimoodi räägime seda tegelikult. Hetkeseisuga on kõik näiteks Nigula poolt on fikseeritud. Et isegi see, kui toit ei tule või on valed portsjon, kõik märkige ära ja saatke kirja. Kui ma täpselt neid teie ettekirjutusi või teie märkuseid ma ei tea, kuhu te olete saatnud, aga minu meelest valla pole tulnud. Merike Krummile isiklikult helistasin esmaspäeva hommikul jätkuvalt, kus ei ole nagu eelnevaid direktor on selleks, kes tegi kokkuvõtted. Vähemalt nii öeldakse, et keegi pole kirjutanud. Nii, Helju, palun. Nii, eile oli minul Merikesega kokkusaamine ja me testasime sellel teemal ka Merikesega. Ja Merike ütles niimoodi, et jah, et tõesti probleeme on ja signaal on tulnud ja muidugi ütles ka, et
see nii kiiresti ei lahene, sest vallavalitsus otsib ka ühesõnaga argumente, kuidas saaks seda toimida ja mismoodi teha, et lapsed ei jääks söömata ja saaks korralikult süüa. Ja praegu on nii, et tegeldakse selle asjaga ja ma loodan, et läheb üsna libedasti see. Mis seis on Maseres on siis? Mis seis on Maseres on? Ma ei tea, ma saavad siia lapsed. Nii, Koit, palun. Elustustõid tuleb ilmselt, kes ei jaga. Selline suur teema on üleval. Meil on lapsed näljas ja vallavalitsusest ei ole mitte kedagi. Ei, lapsed ei ole näljas, Koit. Lapsed ei ole näljas. Ei ole näljas. Ei ole. Allar, palun. See teema meil oli esmaspäeval komisjonis ka ja vallavalitsus tegelikult sellega tegeleb kogu aeg. On ka variandid teel, mis on võimalikud, et seda tutvustati siis komisjonis. Et lapsed, see mis öeldes, et lapsed näljas, et sellist asja ei tohiks küll juhtuda, et kui nüüd midagi hullemalt läheb, aga jälle ma tunnen selle riigihanke teema juurde, see on täpselt samasugune asi, miks me 10 aastat tagasi Kundas lõpetasime ära niitmise, lume lükkamise, et tollal toitlustusega probleeme ei olnud vist ka veel 3-4 aastat tagasi, aga nüüd see probleem on ja väga keeruline on juriidiliselt seda riigihanke lepingut lõpetada, ta põhimõtteliselt on võimalik, aga tulebki kirjalikult fikseerida ja ütleme, see ei ole argument, et toit oli halb, vaid tõesti, nii nagu täna Aseris juhtus, et see on tõesti nagu mingi lepingu lõpetamise alus, aga see ei ole niisama lihtne, et kohe me hangime uued köögiseadmed ja teeme, nii et ma nagu küll see, mis mina komisjonis kuulsin, siis vallavalitsus sellega tegeleb ja rohkem muud asjad on kõrvale lükatud. Mul on küsimus, kuidas niimoodi võimalik komisjonid organiseeritud, et protokolli ei ole, me ei jõua nagu enne volikogu näiteks üldse nagu aru saada, mis arutati seal, mis teemad, nagu protokolli ei ole, kus on? Meil oli esas ei ole. No jaa. Protokollid on olemas. Millal protokoll teeks? Eile ei olnud töösel? Mis protokolli? Sama Allari komisjoni protokoll. Seda ei ole jõudnud veel kirjutada. No aga mis te organiseerite niimoodi, et enne volikogu ei jõua informatsioon edasi? Sina saad palka korraliku palka kuu, terve kuu ei olnud ühtegi komisjoni, siis nagu protokollid ei jõuta tagasta palka. Rahu. Ei, no jaa. Kas on veel küsimusi? See ei ole okei. Ma lihtsalt lisaksin juurde, täna oli meil vallaga, Ameerika Trumm organiseeris haridusasutuse juhtidele Teams koosolekus, on viimane info teile siis. Ja täpselt sama, et iga päev siis, ma ei tea, ma ei oska vastata teiste koolide kohta, kuna meil ei olnud, koolist ei olnud jah esindajat, aga mina tean, et Kunda gümnaasiumil on Kristina see töö tehtud korralikult, ütles, et ta juba septembrikuus on midagi seal üles kirjutanud, mis on valesti olnud. Meie jamad algasid pihta alates tänasest, ma lihtsalt ei tea, mis tuleb edasi. Võib-olla homme ma tean, mis saab, võib-olla ongi selline olukord ja eile helistas mulle ka meie vallavanem, kes siis ütles, et kui peaks juhtuma selline olukord, et ei toodagi seda suppi meile täna lõunaks, siis ütles mulle vallavanem, et tal on kokkuleppe meie järgi prilliga, kes siis supiga kindlasti toidavad ära, et nad leiavad selle võimaluse, aga õpilased nälga jääda ei tohi. Minu ülesanne on siis kaardistada, kirjutada, mis toimub, kuidas toimub, kõik kirja panna ja kui olukord väga ruttu läheb päris kriitiliseks, siis tuleb ruttu tegutseda, aga mida lapsed ei pea kannatama. Kõige vähem peavad lapsed kannatama. Ja see on nonsens. Emad ja isad saadavad lapsed kooli ja panevad kaasa karbiga võileivad. Ja just mitte ka ütelda, et pange kaasa. No ma ei tea lihtsalt. Sest igasugune kontakt firmaga puudub, nad ei suhtle meiega. Mina saadan talle kirju, saadan järjepidevalt, sellepärast, et sa paberi peal, saate aru, mul on välja riikida. Sa ütlesid alles täna, algasid probleemi. Ei varem ka pööranud tähelepanu jamadele, näiteks see kokad palka ei saa. See pole minu asi, aga ma muidugi kirjutasin tähelepanu. Ei saa palka või maksa palka nad lähevad ju ära. Aga nad loomulikult on raskad. Aga sellega tõesti tegeldakse, sest täna me rääkisime. Nii, paneme selle kindlasti komisjonis arutelu. Nii, aga ma arvan, et Allar, jah?
ma nagu võtan Kaido sõnast, võtan eeskuju, et lõpetaks sellise positiivse asjaga mõnegi. Et meile vaatasin Keskkonnaamet siis hindas erinevaid omavalitsusi, kuidas nad jäätmekorraldust korraldavad ja Lääne-Virumaal siis eeskujulike hulka pääses ainult üks omavalitsus, et see oli Viru-Nigula vald. Täna siin Heikot ei ole, aga kolleegid siin Eve, Tiina, Riho ütlevad edasi tänu sellele kõigile teistele ka, kes nagu selle eest hea seisavad. Et me teame, et meil on veel palju nagu teha siin Aseri jäätmejaam kõik, mis on, aga vähemalt on meil üsna kõrge hinnang. Ma lisan siia, et just see keskkonnateema, et teatavasti on praegu lõheliste kudemise aeg ja teatavasti lõhed ei saa hüdroelektrijaama tammist üle selleks, et teatavasti omanik ei tee jälle lüüsi lahti, et kalad saaks minna ülespoole kudema. Et tegelikult olukord on päris trööstitu, meie vabatahtlikud on käinud nüüd 3. nädalat kalakaitsjatel abiks. Peale oma tegemist istuvad nad ööd läbi valves kalavaraste ohjamisel. Aga kurb on tõdeda, et kalad tõesti ei saa hüdroelektrijaama tammist edasi. Ja teatavasti ka sillaalune kalasild ei tööta ja ei ole ka kunagi töötanud, et tegelikult on see päris kole ja valus teema. Et mitte küll nii positiivne, aga tegelikult peaks seda teadma. Seal ma tean, et see lüüs on olnud lahti, mõnel aastal tehakse lahti, aga praegu meil käivad Raplamaalt, Võrumaalt käivad täitsa inimesed tulevad, entusiastid tulevad meile, eks ju, lõhe kudemise aega kaitsma. Ja meie oma ettevõtjad ja oma inimesed nagu sellega kaasa ei tule, et lõhe saaks ära kudeda. Tulevad nad ju 2 satsi, paarinädalased satsid, et võiks ju olla see lüüs lahti, et äkki saab valla poolt kuidagi omanikega läbi rääkida, arutada, et Kunda jões on praegu esimene sats sees, on esimene nädal aega, aga kuskil siukene tummiselt 3 nädalat on veel kudemise aega. Et tegelikult peaks selle lüüsi lahti saama, et kalad ülespoole saavad. Selles on nagu nii palju, kui ma tean, siis kui me räägime sellest ajaloosest ja just see, jah. Siis isegi kui see puitosa ära langetada, see betoonosa on nii kõrge, et sealt kala... Neil on lüüs on olemas, sellest lüüsist nad on lasknud, kalad on saanud kuni enne sellisele sillani. Aga seal on see kala, sinna ehitati kalalift, aga see lift ei ole mitte kunagi töötanud. See kalalift on nagu teisel paisul, aga selleks, et kala pääseks teisele paisule, õigem on see juba 3. pais, et vahepeal on Estonian selli pais, mis ei ole probleemiks. Siis see ajalooline pais on ees. Seal on lüüs, ja nad saavad sealt lüüsist läbi. See omanik saab teha lüüsi lahti. Sealt on kanal, mis läheb üles turbiini ja sealt ka ei pääse kalal. Neil on tehtud, aga tegelikult see on teema. Informeerida valla valitsus selle... selle teema koha ma võtaks hea meelega sõna natuke ja jagaksin seda infot, et tegelikult sealt ei ole kunagi kalad nagu üles pääsenud ja kui meil täna on see olukord, et seda lõhet tuleb kaitsta kuni selle paisuni, eks, et siis kui nad veel üles saaks, et kui palju siis taulu läheks, et neid kalasid siis veel päästa ja kui me täna kuuleme seda, et lõhet tohibki süüa ainult kuus siis või nädalas 20 grammi, eks, et Läänemere lõhet, et siis tekib küsimus, kas seda lõhet üldse on vaja üles saada. Aga see omanik on teinud aastaid pingutusi selleks, et rajada selle erinevad kalapääsed. Aga täna on Keskkonnaamet nagu väga korrupeerunud selles mõttes, et on sellised suured euroliidu rahad liikumas just paisude lammutamiseks. Aga muinsuskaitse ei lase paisu ära lammutada ja samas omanik teeb kõik nagu selleks, et tal tegelikult on kunagi tehtud investeeringud, tal on nagu lootused selleks, et ta paneb selle asja seal ilusti tööle, täna on ta katused ära teinud ja pakkunud välja kõikvõimalikke lahendusi. Kõige kaasaegsemaid Euroopa lahendusi, milleks on näiteks huvikalapääs. Ja täna on keegi ei tule kaasa. Tal ei ole, tal on hetkel erikasutusloa taotlus Keskkonnaametis sees, aga tal hetkel luba ei ole selleks, et omanik ei seisa nii sama, omanik on nagu väga kõva töö, ta on pakkunud välja kõik pilukalapääse ja kamperkalapääse ja on pakkunud välja seal
praegu kõige kaasaegselt lahendus Kuvikala pääseb. Nii et hetkel on taotlus sees ja omanik tegelikult kuulimees, kes... No siis on hea, saab selle infoga vabatahtlikele edasi anda. Tegelikult Keskkonnaamet, et see Keskkonnaamet ütleb, et me tahame, et sealt üles läheks. Siis omanikul öelnud seda, et tema ei taha mingit euroliidu toetust, oma vahendist. Ja siis tuleb Keskkonnaametiga suhelda absoluutselt ja mitte... Aga pange kirja see siis, et Keskkonnaametiga suhelda. Natukene infot edasi antud ja lõpetame selle infoga tänase päevakorra positiivse noodiga. Positiivse noodiga, jah. Sellega on siis nii. No, viimane. Et see ilusti pidulikult lõppeks, siis ma tahaksin Meelis tänada Viru-Nigula või Vasta bensiinijaama korrashoiu eest, kus ei ole noorust nii palju ja kus on prügi ära viidud, nii et ma tänan. Tubli. Sellega on volikogu istung lõppenud. Aitäh! Eegi, ole hea, tule pane allkirja. Sa osaled. Ja. Aitäh. Võlg